kogudus. Tänane teema on, kui Jumal vaikib. Loen teile alguseks kirjakoha raamatust Nutulaulud, peatükk 5, psalmid 19-22. Sina, Issand, valitsed igavesti, sinu au järg jääb põlvest põlve. Mispärast sa tahad meid unustada alatiseks, meid maha jätta pikaks ajaks? Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume, uuenda meie päevi nagu muiste. Või oled sa meid tõuganud hoopis ära, vihastunud meie peale üliväga? Vahest on päris keeruline aru saada Jumala kõnetustest, kui usutee on alles uus või kui sellest pole varem räägitud. Saada aru tema kõnetuste rütmidest, mõned kogudused lausa ja koguduse juhid tõlgendavad Jumala kõnetust kui kohustuslikku kriteeriumit igas eluotsuses. Kui seda pole, siis edasi liikuda justkui ei saa, et pead ootama Jumalat ning siis võib alles edasi tegutseda. See on halb praktika, sest me ei saa Jumalat millegagi survestada, vaid pigem on vastupidi. Tema käes on kogu võim ja vägi, tuleb jõudude vahekord enda jaoks paika panna, kui pole seda ennem teinud. Mina kui loodu versus kõikvõimas Jumal. Kui me saame sellest aru, siis liigume juba täitsa heas suunas. Me peame olema hoosad kuulamises ning kuuletama, kui Jumal meiega räägib. Sest Jumal räägib siis, kui ta peab seda vajalikuks. Mingid perioodid on hoopis vaiksed, kus me ei kogegi üleloomulikku Jumala kõnetust, vaid tuleb toetuda õpetusele ning Jumala lubadustele. Kui pikad on need vaiksed perioodid, ainult Jumal teab. Võib täiesti vabalt olla ka nii, et Jumal kõnetab kedagi ainult paar korda terve elu jooksul. Aga sellest piisab, sest selle sõnumi mõju võib olla elukestev. Ta ei vaiki tahtlikult, vaid ta usaldab meid, et me teeme ka häid otsuseid, kui me toetume piibli õpetusele ning mida Jumal on varasemalt meile rääkinud. Jumal võib ka vaikida, sest ta on kutsunud meid korduvalt juba meeleparandusele, aga me lihtsalt keeldume kuulamast. Vahest on vaikus kõige parem distsiplineerimise vahend, kui muud meetodid ei aita. Jumal tegutseb sellisel viisil, et me kasvaksime usus ja teadmises, et me vajame teda kõige rohkem. Ning ta kasutab kõiki meetmeid sellisel viisil, et need omaksid suurimat mõju õigetel hetkedel. Meil on vabadus valida oma tee. Me kas peame kinni tema õpetusest ning tõotustest, ka siis, kui teda pole kuulda ega näha, või me otsustame liikuda Jumalast eemale ja vaadata, kuhu see meid viib. Kogemus näitab, et isegi siis, kui ei kuule ega koge Jumala ligiolu, on ikkagi toredam elus edasi liikuda teadmisega, et Jumal on minu boksinurgas treeneriks, kui lähen elulahingusse väljakutsetele vastu. Üks minu suurim eluotsus toimus ilma kõikvõimsa Jumala kõnetuseta. Kolimine Tallinnasse. Mul polnud raha, mul polnud elamiskohta. Ainuke põhjus, miks ma Tallinnasse kolisin tol hetkel, oli esimene erialane töökoht. Ma palvetasin, võtsin vaikset aega, rääkisin koguduste inimestega. Mitte midagi. Täielik nulliseis. Mitte mingit erilist emotsiooni ka ei tekkinud seoses kolimisega. Ainukene põnevuse tekitaja oligi erialane töökoht. Viimasel hetkel enne lõplikku otsust ma rääkisin Jumalaga, et ma teen selle otsuse ise, aga ma palvetasin, et ma teeksin õigeid otsuseid selles otsuses, mida ma vastu võtan, ning et Jumal oleks koos minuga selles väljakutses, selles lahingus. Ma elasin esimesed 3 kuud Tallinnas kohvris. Ma ei saanud oma kohvrit kunagi täielikult välja pakkida. Liikusin ühe sõbra diivanilt teisele diivanile, kuniks 3 kuud möödus ja minuga võttis ühendust inimene, kelle poega ma tundsin ning pakkus mulle oma korterit üürile sellise üürihinnaringis, mida ma olin sel hetkel võimeline maksma. Ma polnud oma vajadustest rääkinud
sellele inimesele ega tema pojale. Sellel hetkel ma sain kinnituse, et Jumal on minu nurgas. Sellest hetkest on rohkem kui 3 aastat möödas ning ma ei kujuta oma elu Tallinnat ette. Jumal on seda aega väga rikkalikult õnnistanud vaimselt kui ka maiselt. Jumal on tõesti hea. Ja minu väljakutseks on, et kuula ja suhtle Jumalaga. Kui Jumal on kõnetamas sind, siis kuula hoolega ning kuuletu. Ja kui Jumal vaikib, siis palveta ning uuri põhjusi, miks nii on. Kõike seda tehes hoia meeles, mida Jumal on sinu elus õpetanud ning pea kinni tema lubadustest. Ma palvetan meie eest. Aitäh, Jumal, et sina tead täpselt, millal kõnetada. Aitäh, et sina kõige looja pead meid meeles ja vastad siis, kui see omab kõige rohkem mõju. Minu palve on, et kui sa meid kõnetad, siis me peame sinu kõnetusi meeles ning kui on vaikus, siis peame kinni piibellikust õpetusest. Aitäh, et sa juhid meid viisil, mida me vajame, mitte mida meie tahame. Amen.